Tere päevast, lugupeetud Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk, kus arutluse all on mitmed päevakajalised teemad ja ka intervjuu auväärt saatekülalisega. Minu nimi on Peeter Espak ja teeme seda saadet vaheldumisi koos Eesti tuntud kolumnisti ja majandusanalüütiku Peeter Koppeliga. Oma tänaseks stuudiokülaliseks olen palunud Eesti ühe legendaarseima ja ka kuulsaima ja kindlasti ühe parimatest heliloojatest härra Sven Grünbergi. Tere tulemast! Tere! Aitäh heade sõnade eest. Kas see nüüd kõik päris tõele vastab, aga see selleks. Praegusel pimedal ja hallil ajal tahaks kangesti rääkida headest asjadest ja midagi positiivset välja tuua, aga nalja saab meie elus palju. Muidugi see naer tihti on ka läbi pisarate ja mis teha, elu lihtsalt on selline. Aga meie üritamegi ka selles saates vahel asju vaadata ikkagi ka läbi huumori, et mitte tuua välja ainult elu kõige mustemaid pooli, vaid ka meie peaministri või ka opositsiooni erinevate poliitikute sõnu analüüsida väikese muigega, mitte vihaselt rünnates, aga irooniliselt. Ja seoses sellega lähemegi oma tänase esimese uudise juurde, milleks on meie peaminister Kristen Michali järjekordne sõnavõtt, mis vapustas üpriski paljusid nii raadiokuulajaid kui teles või siis ERR-i portaalis neid tsitaate lugenuid, kus minu meelest jäi mulje, et meie peaminister võrdleb Eestis toimunud valimisi peaaegu selle Vene mõjutusoperatsiooniga, mida üritati läbi viia Moldovas või Rumeenias. Kõik muidugi seotult selle kurikuulsa Vene Kremli mõjuagendi, väidetava mõjuagendi, sest teda ei ole veel süüdi mõistetud arreteerimisega või kinninabimisega. Bessedin oli tema nimeks. Ja nüüd ongi meie peaminister jõudnud siis selleni, et ta väidab, et Eesti julgeolek on ohus. Me oleme kuidagi nagu võrdluses Rumeenia või Moldovaga ja justkui oleks toimunud mingisugune hiiglaslik valimiste mõjutamine, kuigi ta seda ka otse ei ütle. Ja täiesti ausalt mulle meenutas see toon juba rohkem sellist võib-olla 34. aasta Pätsi ja Laidonäri seltskonna teatud iseennast moraalselt ülimaks pidava seltskonna ideestiku või mõttemaailma, et sa oleks justkui sina ise ja sinu võimuringkond oleks justkui Jumala armust võimule kinnitatud, nagu oli Inglise kuningannaga ja täna Inglise kuningaga. Nemad on monarhid Jumala armust. Aga meie peaminister ja ka linnapead ja linnavolikogud on rahva armust, valijate armust. Et sellise tooniga minu arust ei tohiks peaminister ei valijat ega rahvast ei hirmutada ega ka tuua võrdlusi Venemaaga, kes sekkus erinevatesse valimisprotseduuridesse enne, kui selleks ei ole täiesti kindlaid tõestusi. Kuidas ise kommenteeriksid? Eks Venemaa ikka sekkub, aga see sihitatud rünnak minu meelest on hea õpiku näide niisugusest poliitmaastikul toimuvast madinast. Just. Nii et kas see just naljakas on, aga ma tooksin, kui juba üritame siin head tuju siiski üleval hoida kuidagi pidi, et minu jaoks tegi hoopis kõvasti nalja kliimakindla kontseptsiooni esitamine hoopis ühe teise ministri poolt, ehk siis terve universum ei ole ju kliimakindel. Ei ole tõepoolest. Ja universumid lendavad laiali ja lendavad kokku ja tekivad ja kaovad, et kuidas meie siis Eestimaal seda kliimakindlust looma hakkaksime. See kuulub nüüd täiega jälle naljarubriiki.
kõik, mis on kliimanduses ja eriti sellega seotud, olgu teaduslik, ideoloogilises retoorikas kui poliitilises, on tõepoolest muutunud üha enam naeruväärsemaks ja üha enam meenutab ka paljude teadlaste välja öeldu rohkem partei ideoloogia poole valimist kui mingisugust päris debatti, kus alati peabki vaidlema ja ka eriti just konsensustele vastu olema, mis on täiesti kadunud, on teaduslik debatt, vaidlus, argumenteeritud, tõestada prooviv lähenemine, esinevadki ainult ähvardavad loosungid. Aga et miks ma tõin kohe saate alguses välja just Kristen Michali poolt üpriski ähvardavalt öeldud, et meid ähvardab julgeolekuoht, tuues paralleele Rumeenia ja Moldovaga. Ja see kõik on loomulikult seotud Keskerakonna ja Isamaa siis koalitsiooni läbirääkimistega. Me saame sellest väga hästi aru, et ka selle Bessedini kinnipidamine langes väga heale ajale selles suhtes, et survestada siis seda koalitsiooni mitte tegema Isamaale Keskerakonnaga, vaid tegema seda koalitsiooni nõndanimetatud nelikliidu või Vikerkaare liiduga või kuidas iganes, aga et peaministrilt selline siltide panemine ka Isamaale, et te teete mingit Vene koostööd, ei tohiks meie riigis niivõrd jämedalt vastandumisteele minna ja lähekski siit hoopiski edasi järgneva uudise juurde, mis on muide uudis minevikust kõvasti rohkem kui 10 aastat tagasi. See on üks intervjuu meie tuntud professori, nüüdseks küll Tallinna Ülikooli poolt emeriitprofessori staatuse kaotanud Rein Müllersoniga. Ja Rein Müllerson räägib selles väga vanas uudises küll ka juuraharidusest, aga ta muu hulgas mainib, et Akadeemia Nordis on ju väga palju tuntud inimesi ja nende seast tema magistriks on Reformierakonna peasekretär Kristen Michal. Ja nüüd mul tekibki küsimus, et me kõik teame, kes on Rein Müllerson. Aastal 2024 osales ta Venemaal Sankt-Peterburgis Vene võimude poolt korraldatud propagandakonverentsil koos Dmitri Medvedjeviga muu hulgas, rääkimata teistest Vene kõrgetest, ütleme väga ebameeldivatest kurjategijatest. Inimestega koos üle 10 aasta on ta teinud rahvusvahelises meedias, näiteks kas või Al Jazeeras on seletanud seda, kuidas NATO kogu aeg provotseerib Venemaad. NATO on provokaator, lääs provotseeris Venemaad, mida tõenäoliselt iga natukene asja uurinud või sellesse süvenenud inimene defineeriks kui Kremli jutupunktide levitamist või isegi agentsust või Kremli agendiks olemist, mida on paljude puhul tehtud. Aga Müllersoni puhul on see Vene ja Kremli propagandapunktide esitlemine ja püsiv meedias ja sotsiaalmeedias sellega tegelemine viitab täiesti selgelt üks kahest, kas ta usub sellesse kõigesse siiralt või ta levitab täpselt putinistlikke propagandamotiive sellest, kuidas Venemaa on hoopis NATO ohver ja kuidas me vajame multipolaarset maailma USA imperialismi vastu. Et seda on raske kirjeldada ja sellest uudisest tuligi nüüd välja, et meie peaminister, kes on juba mitu nädalat süüdistanud oma poliitilisi oponente koostöös, mitte päris koostöös, aga kogu aeg sellise viitega, et te olete nagu venelased Vene mõju all. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas see oleks eetiline, kui ükskõik kes meist või mõni teine erakond hakkaks meie peaministrit ründama klausliga, et ta on olnud ilmselgelt Venemaaga koostööd teinud isiku siis magister, nagu see tõenäoliselt tähendab siis juhendatavat magistranti. Juhendaja ja õpilase side on alati teatud määral tugev. Et kas see oleks eetiline, et me hakkaks näiteks meie peaministrit samamoodi praegu sildistama, näiteks ütleme mingi erakond, olgu see Isamaa või EKRE või Keskerakond teeb valimisplakati. Kristen Michal, Rein Müllersoni magister.
No mina läheks natukene laiemale pinnale isegi, et tegelikult me elame praegu suurte segaduste ajastul. Just. Ja millest see tuleneb, see suur segadus? Tuleneb sellest, et me elame tegelikult ühe elu jooksul, sama aja jooksul läbi justkui mitu elu. Mida see tähendab? See tähendab seda, et informatsiooni, mida meil on ja mida meile, eks ole, igal sammul peale tuleb, küll uksest, küll aknast, muide nõukaajal oli täpselt vastupidi, et väga raske oli informatsiooni kuskilt saada, siis praegusel ajal on vähemalt see täpselt vastupidi, et infi tuleb liiga palju ja inimeste teadvus on sellest täiesti häiritud. Sellest tulenevad kõiksugused väärnähtused. Noh, näiteks mul on isegi, kui lubad, me pöördume muidugi tagasi sinu küsimuse juurde, aga mulle siin mingil hetkel, kui ilmus ekraanidele kõikjal üks Rootsi tõsiste probleemidega tüdruk räuskamas maailma juhtide peale, siis tuli väga meelde Hung Wei-pingide aeg. Et kuidas omal ajal Hiinas ju noored ja õpilased käisid ja peksid ja sõimasid oma õpetajaid ja niisugust mõtteselgust ühte otsapidi puudutab see nüüd ka teadust siin kindlasti. Täppisteadustega on asjad paremad kui humanitaarteaduste puhul me räägime tõesti põhiliselt ideoloogiatest. Nii et see suur segaduste aeg väljendub ka selles, et inimesed, kes võivad rääkida mõnes asjas väga õiget juttu, võivad mingis teises asjas jahmatavalt segast peksta, nagu öeldud. Just, ja siin tulebki ka see Rein Müllersoni teema väga hästi, kus võtame järgmise uudise kohe ette, kus me näeme selle väga, väga hästi ära, kuidas ühes rahvusvahelises kanalis projekt Neutraalsus on siis selle YouTube'i kanali nimi, mis koondab mitmeid eri teadlasi, kes muuhulgas teevad ka videointervjuusid Rein Müllersoniga, aga ka Jeffrey Sachs ja John Mearsheimer, kõige tuntumad Kremli ja ka Pekingi Hiina kompartei jutupunktide levitajad. Et Rein Müllerson on nüüd jõudnud siis sellisele rahvusvahelisele podcasti või intervjuufoorumi tasemele, kus ta teeb kõige tuntumad lääne Kremli propagandistidega samal platvormil põhimõtteliselt sedasama ideoloogia tööd, mis meenutab väga kahtlaselt Kremli infopunkte ja peaaegu mitte keegi Eestis sellest ei räägi, sellele ei pöörata tähelepanu. Ma ei ole ka näinud, et Kaapo, kes on siis seda Bessedinit väidetavalt korduvalt esile toonud, et see inimene, kes siis suhtleb Lasnamäe kogukonnaga ja tõenäoliselt tegeles teatud mõjutustegevustega, mis on loomulikult ongi Kremli siht meid mõjutada ja meie tahet alla suruda ja siin lõhesid üles kerida. Aga Rein Müllersoni ja paljude tema mõttekaaslastega, lääne mõttekaaslaste, siis Jeffrey Sachsi ja John Mearsheimer, need on kuulsad USA professorid, kes edendavad nii kliimanarratiive, Kremli jutupunkte, on NATO vastased, üldse sellise lääne kollektiivkaitse vastased, alati Venemaa ja Hiina apologeedid. Ja neile on tekkinud Eestisse märgatavalt suur järgijaskond, mis on üllatav, et olen kohanud väga mõistlikke, haritud inimesi, nii noori kui vanu, kes on kõiki neid intervjuusid, olgu lääne, eriti just YouTube'i kanalitest, kuulanud, olgu see Müllerson või Jeffrey Sachs. Ja nad on seda uskuma jäänud, et paljud inimesed on skeptilise loomuga sündinud, ei usu üldse mitte midagi. Ja kui ei ole avalikku selgitamist, mida teeb Müllerson, mida teevad need kuulsad lääne Kremli-meelsed professorid, võib väga arukas ja nutikas inimene langeda sellises infopaljuususe kontekstis, nagu sa mainisidki, lõksu. Ja minu arust on need lääne
kõrgete tiitlitega ja ka Eesti kõrgete tiitlitega professorid, kaasa arvatud Morozov, kes õnneks nabiti kinni, märgatavalt ohtlikumad kui selline lihtrahva seas tavapärast vene juttu ajav Bessedin. Ja kas on ka sulle mulje jäänud, et ei Müllersoni narratiivide ega sarnaste narratiivide ümberlükkamisega Eestis lihtsalt mitte keegi ei tegele, et me peamegi nagu, ütleme, orientalistidenagi, nagu me mõlemad oleme osalt samuti või mingite muude teadlastena, me peame nagu kodaniku initsiatiivina tegelema selle Kremli propagandavastase võitlusega. Ja päris kindlasti. Siin ei ole kahtlust. Ma olen muide olnud, kunagi oli Aarne Rannamäe veetud saate Vabariigi kodanikud ja ma olen selles saates olnud ka koos Müllersoniga ja kahjuks ma pean ütlema, alati tahaks inimestest head rääkida, aga kahjuks sedapuhku see võimalus mul puudub, et tõesti raske on aru saada tema motiividest. Võimalik, et saab siis väga palju raha selle eest, aga mind paneb ikka imestama, et kuidas inimesed ei saa sellest aru, et ükskord ju lõpeb see elu ära. Ja mismoodi sa oled elanud, kas sa oled toetanud oma rahvast ja oma riiki või oled sa olnud oma riigi ja rahva vaenlane ja vaenlaste leeris. Ja paraku, siin ei ole kahtlust, et Müllerson on vaenlaste leeris. Et keerutatagu siin juriidiliselt ükskõik mis pidi tahes. Aga muide, siit veel natuke edasi minnes, et üleüldse ma näen väga ohtlikke tendentse läbi juriidika praegusel ajal, kus juriidiliselt, näiteks siin hiljuti ju tühistati islami mošee rajamise keelamise otsus, ehk siis, et nüüd hakatakse mošeesid, ei tea veel, kohtuvaidlus käib, aga et mingid niisugused väga ohtlikud tendentsid, mis on meie riigile ja rahvale lausa ohtlikud, saavad tihtilugu läbi juriidika nii-öelda jõudu jaksu juurde, mis mind teeb praegusel hetkel ka, nagu ma siin olen, mitte niivõrd mitte helilooja rollis, aga tähelepaneliku loodusvaatleja rollis, siis teeb nagu murelikuks, kuigi jah, see või see sõna teeb või need sõnapaarid teeb murelikuks, on väga devalveerunud tänapäeval, sest nagu me teame, Angela Merkelit juba tegid paljud asjad kogu aeg murelikuks ja teisigi. Ja Euroopas on ju, kui me Müllersonist räägime, siis Müllerson kuubis on ju Gerhard Schröder Saksamaal. Tema tegi reaalset kahju kogu Euroopa ja kogu läänemaailma majandusele ja kaitsevõimele. Müllerson on lihtsalt, ta on lobist ja natukene rahvusvaheliselt nii teadustöös kui siis esinemistega aitab kaasa ja levitab siis narratiive. Ja mul on väga raske mõista inimene, kes on juba eakas ka, et hea küll makstakse talle palju raha ja teeb seda ja teist, aga ühel hetkel ta ju sureb ära. Lihtsalt inimene sureb ära ja mis pärand temast jääb. Et see on siiski võib-olla tippude tipp, et olla Saksa kantsler ja siis minna Putini alluvusse tööle. Nii et selles mõttes Müllersonil on nii-öelda suured eeskujud jutumärkid. Ja ega Angela Merkel selles rivis ei olnud mitte kuidagi parem, et ta jättis ainult avalikkuses mulje, nagu ta oleks, aga ta jätkas seda kõike, mida Schröder alustas. Siinkohal tasuks hea sõnaga Garri Kasparovit meenutada, kes ütles Merkeli kohta, et mind väga huvitaks näha tema toimikut. Just.
aga et seoses jah, et kuivõrd vabalt kõikvõimalik selline Vene propagandistide info on meie ülikoolides, Morozov on klassikaline näide, aga neid on märgatavalt rohkem. Kuivõrd avalikult ja takistamatult kõik see levib Eestis, kümneid tuhanded inimesed usuvad eestlastest neid NATO vastaseid narratiive juba, sest mitte keegi ei räägi nende vastu ratsionaalselt. Ja nüüd siis Vene aktivist, kes on kinni nabitud, selle peale võtaks nüüd meie järgmise uudise, et ka korruptsioonivastane siis erikomisjon hakkab siis vaatama, ma arvan, et see on isegi hea, kellele või kuidas on see inimene teinud koostööd või mitte, aga et praegustele valitsusringkondadele ütleks küll, et kui te tahate selliste võtetega külge kleepides, olgu Isamaale või isegi Keskerakonna mitte kuidagi Kremli-meelsetele inimestele, kes on ka loomulikult väga palju, olen isegi selliseid kohanud sellist silti külge kleepida ühe nagu protsessiga, eriti siis Isamaale ja takistada siis näiteks koalitsiooni läbirääkimisi sellise poliittehnoloogiaga, et siin on küll, et vaadake kõigepealt palki enda silmas, vaadake, mida Jürgen Ligi kas või 2021 ütles, kui oli Eesti kaitsevõime või kaitsekulutuste teema väga tugevalt arutlusel kas või ühes maikuuses saates 2021. See oli just esimene stuudio, siis ETV-s ta võrdles veel isegi Venemaaga, et kuna Venemaa langetab oma kaitsekulutusi, et miks me Eestis räägime nende tõstmisest ja meil ei ole seda vaja teha. Vaatame idaraha skandaali, mis siis toimus meie eelmise peaministri ja tema abikaasaga. Vaatame nüüd kas või seda Müllersoni, või irooniliselt toodud seosteks ja kõike muud. Ja siin võiks nüüd küll valitsusringkonnad endale korraks otsa vaadata läbi mingi tõtt rääkiva peegli ja siis mõelda, et kas on soovitatav sellisel tasemel oma kaasmaalasi või nagu öeldakse, välja vihastada ja riigis sellisel kombel rohkem lõhesid tekitada, et minu arust me peaks kõik ühiselt võitlema selle nimel, et see Kremli narratiiv oleks võimalikult vähe usutav, eks. Nii Müllersoni levitatav kui nende Lääne USA ütleme Kremli ja Pekingi meelsete, ka Hiina tohutu mõjutustegevus, Hiina kompartei poolne, mis on ka kohal selgelt Eestis ja see peaks olema meie nagu kõigi ühine ülesanne, mitte ärapanemise, poliitilise ärapanemise, ütleme, poliittehnoloogia instrument. No jah, aga eks seda segabki see sama tohutu segaduste aeg kõiges, et kõike on liiga palju ja liiga korraga ja muidugi tore, et sa oled nii leebe, et räägid, et natuke võiks peeglisse vaadata. Peeglisse peaks ikka pikalt vaatama. See on tõsi. Päris pikalt kohe peaks vaatama. Me peame, nagu mainisimegi saate alguses, et me peame ikkagi positiivset tooni. Ei tohi mitte ise lõhesid juurde tekitada, vaid peame üritama, nagu ju sotsialistid ja kommunistid ütlevad, et me peaks samamoodi tahtma maailma paremaks kohaks muuta. Et see ei ole ju iseenesest halb, see on ju õilis idee ja pole üldse halb. Aga küsimus ongi, et kuidas seda teha, et kas ratsionaalselt või siis irratsionaalselt? No ma ütleksin, et mis praegusel ajal muutub aina kõrgema hinnaliseks, see on aeg, et inimesel oleks aeg ruumi üldse mõtiskleda. Ja mul tuleb meelde üks väga tore lugu kunagi umbes 30 aastat tagasi käis Tallinnas üks väga kõrge Tiibeti laama, kellel oli kaasas siis abiline, kuna see laama oli väga vana ja ta elas Jaapanis ja Jaapanist oli tal siis noor nii-öelda piigikandja õpilane kaasas Yamamoto-san ja siis ma küsisin, et kuidas sa saad siis nagu seal kloostris olla ja tegutseda ja ta ütles ja siis ma küsisin, et
aga et mis eriala inimene sa enne kloostrit olid, ja siis ta ütles, et ma olin programmeerija. Ja ta ütles, et kuna rongisõit võttis liiga palju aega, siis ta hakkas elama oma töölaua all magamiskotis. Ja ütles, et tööpäevad algul oli 12, siis 14, siis 16, siis 17 tundi, nii et ta elas virtuaalmaailmas ja seda juba muide 30 aastat tagasi. Ja siis ta ütles, et ta sai aru, et ta peaks nagu päris maailmas elama. Aga variant oli ainult see, kas sa jätkad samamoodi või sa astud rongilt täiesti maha. Mida see tähendab? See tähendab seda, ma ei väsi rääkimast kujundite keeles, et piltlikult öeldes olukord on selline, et sa kihutad nagu 150-ga mööda külateed, sa ei saa vaadata paremale ega vasakule, sest vastasel juhul sa sõidad lihtsalt kurvist välja vastu puud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et on vaja aeg-ajalt see sõiduk peatada, välja tulla, näha, et on maailmas palju muid asju. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et ma olen ise ka olnud mingitel aegadel teinud nii palju tööd, nii palju filmimuusikat, plaate, et kuidagi reaalsustaju nagu hakkab hämarduma. Ja selleks, et ta ei hämarduks, selleks peab jalga puhkama. Aga vaat see aegruum, millal jalga puhata, vaat seda elu meile nagu väga ei võimalda. Aga ikkagi me peaksime vähemalt üritama seda aega kusagilt endale tekitada, et näha palki ka oma silmas. Just, et see on, nii ta on ja muidugi, mis natukene lihtsustab võib-olla Eesti rahva seas, kuigi eestlane on loomult alati skeptik, aga natukene võib-olla mingi ebausu või ka vahel vastase mingi narratiivi uskumine, mida ei ole tegelikult nii palju ka nüüd, aga ikkagi üllatavalt palju viimastel aegadel. Meil ei ole endal sellist religioosset pidepunkti, nagu on näiteks juutidel. Meil ei ole seda Ameerika unelmat ja kapitalistlikku tungi, nagu on ameeriklastel. Meil ei ole monarhiat, nagu on brittidel ja lõppkokkuvõttes. Aga et mis siis Eestil on? Meil on muusika. Aga meil on veel üks ja laulupidu. Meil on üks väga hea asi veel ja see on talupoja tarkus. Talupoja tarkus just ka. Ja see on üks väga hea asi, sellepärast, et meie kliimas ei jää inimene ellu lihtsalt, kui ta ainult usub millessegi, vaid inimene peab asjadest aru saama. Aga et selline Eesti kõige kindlam narratiiv on ikkagi, ütleme, laulupidu, muusika. Me võime ka nimetada nii Arvo Pärt kui sina ise, eks, kümnete teiste suurepäraste heliloojate kõrval, aga samamoodi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja kindlasti ka see Kaitseväe orkester, mida enam ei ole tegelikult sellisena, nagu ta on. Ja olles kuulnud ka, kuivõrd kehv on, olgu laulupeo dirigentide olukord või me näeme, kuidas ERSO peab töötama sellise palga eest, mille eest ei leita ka vist enam muuseumi töötajaid, kes on tavapäraselt madalapalgalised ja rahvas ju näeb seda, et minu arust sellise, ütleme, selle Eesti põhinarratiiv, ütleme, muusika hoidmisest ja pühaks pidamisest on hakanud natukene murenema, kas sulle see on minu isiklik mulje, aga kas sulle ei ole sellist muljet jäänud ja see on üks põhi selliseid eestlase hinge osasid, vähemalt viimased, ütleme, 100 pool vähemalt ja see on pikas perspektiivis natukene ohtlik, et me peaks kõike tegema, et meie kõige tuntum kaubamärk, see on muusika, oleks parimas võimalikus seisus. No raske on ja rahva hinges. Jah, no raske on sinuga mitte nõustuda. Ja nii see on, aga jah, eks
eks need prioriteedid on ju mitmes valdkonnas jälle nõukogude ajal ka pea peale pööratud. No näiteks see, et arstid ei teeninud midagi. Ma mäletan, nõukaajal oli ju teenis kordadest rohkem inimene maaparanduses, kes kaevas kraavi, kui näiteks arstid. Nii et ja praegune aeg on selline, kus tuleb jälle nii-öelda pea pealt mitmed asjad jalgadele pöörata. Samas jällegi, mis kultuuri puutub, siis mina näen väga suurt arulagedust selles, et ehitatakse kaugelt liiga palju ja liiga kalleid ehitisi. Selle asemel, et toetada inimest, kes on täna vormis, kes on võimeline täna midagi olulist looma, midagi olulist tegema. Et nagu megalomaania on iga karakteri kokkuvarisemise alus, on ka megalomaansed ehitised iga riigi või tsivilisatsiooni allakäigu tunnused. Et see on, kahjuks saateaeg hakkab peatselt lõppema, et meil ei ole võimalik neid iidseid tsivilisatsioone, mille huviline ju ka sina oled, ei ole võimalik enam täna arutada, aga et jah, see on üks konstant, et ühiskond, kultuur või riik või tsivilisatsioon, kes hakkab monumentaalehitisi planeerima ja ehitama, on sisemiselt kokku varisend, tal ei ole muuga näidata, nagu ka häiritud inimesel, kui oma kõrgendatud egoga, mille taga, selle maski taga tegelikult on väga habras ja ideedeta ja pinnaseta inimene ja et mul on tunne, et ka see muusikanarratiivi selline väike kõikumine ja mõningate võõrmõjude sissetulek, et see natukene näitabki Eesti praeguse võimueliidi täieliku ideede puudust, kas või see Tartu Sükku, eks. See on hiigelkoloss, millel puudub funktsioon, aga ükski kultuuriinimene, helilooja, kunstnik ei võida sellest. Võidab ainult betoon, kui nii öelda. Siin on jälle raske sinuga mitte nõustuda, ehk siis tõepoolest ehitisi on kaugelt liiga palju, liiga kallilt ehitatakse ja inimene on siiski see, kes ja mis on kõige tähtsam. Ma isegi ütleks veel enam, ma ütlen, et inimene on tähtsam kui muusika. Sellepärast, et muidu ei oleks kedagi, kes kuulakski. Jah, muidugi. Ja nii ka näiteks see kliimatemaatika, mida me siin põgusalt ka puudutasime, et palju on juttu, et kellele me siis, kuidas me vaatame tulevastele põlvkondadele silma, kui me nüüd kliima väga kihva keerame, aga neid tulevasi põlvkondi võib-olla ei tulegi enam. Sellepärast, et meie sündivus on niivõrd madal. Nii et see on... Ja ka sündivus on Eestis teema, mis on tehtud täiesti tabuks, eks? Et tohib näidata ja rääkida ainult teatud laadi isegi varsti baaridest kuskil teleheetris või ja ükskõik, kes olgu iivet või emadust soodustab, seda süüdistatakse mingis kapitalistlikus, ma ei tea, naise keha rõhumises või see on viidud täiesti absurdini, aga meie saateaeg hakkabki lõppema ja lõpetaks selle ähvardavatest toonides alanud saate, kus sai utsitatud ja näpuga näidatud üle kätte läinud poliitikutele, mis ongi vaimuinimeste ja eriti heliloojate eesmärk, viibutada näppu, et aitab. Et lõpetaks millegi positiivsega, et hea äkki härra Sven Grünberg, et Eesti üks tuntumaid ja ka parimaid ja kuulsamaid heliloojaid, et ütled mõned ilusad soovid edasiseks enne jõule, enne lumetulekut, et kuidas on lihtsam elada niimoodi, et meil oleks budistlikult rahul. Meil on rahul siis, kui me võtame endale aega, kui me mõtestame selle aja, mille me oleme võtnud ja kindlasti selleks, et meie sugu jätkuks, soovin palju edu lapserikastele Eesti peredele.
suured tänud nende heade soovide eest, liitun kahe käe ja täie südamega täpselt nende samade soovidega. Tänan kõiki, kes on meid täna vaadanud ja kuulanud. Kohtume taas nädala pärast, siis juba uutel teemadel, mis loodetavasti tekitavad sama palju kõneainet ja ka stuudios loodetavasti on samasugune tarku mõtteid edastav inimene nagu härra Grünberg. Aitäh veel kord tulemast ja aitäh kõikidele vaatajatele vaatamast. Aitäh kutsumast.